Oled avanud kanali Südamesõnumid, kas siis teadlikult või kogemata. Igal juhul oled sa siia väga teretulnud. Mis siin sellel kanalil toimub? Sellel kanalil tahan ma puudutada sinu südant, kui sa lubad. Ja teen ma seda oma loomingu kaudu, oma luuletuste ja oma mõtiskluste kaudu ja sellistes väikestes spontaansetes jutuajamistes, mis siis nagu tundub, et on kuidagi päevakohane või mis on nagu südamel. Ja see ei ole esimene video sellel kanalil, aga võib-olla keegi vaatab seda siiski esimest korda ja siis võib-olla on pisut siis nagu ka natukene veel avan. Et ma muidugi ma jumala eest ei taha olla nagu keegi järjekordne õpetaja või nagu sellise nagu teadja, vaid ma tahan olla lihtsalt nagu sinu südame puudutaja. Et sa hakkaksid kuulama oma südant, just nimelt oma südametõde, mitte minu südant, mitte kellegi teise, vaid et sa lubaksid oma südamel avaneda. Me elame ikkagi sellises suhteliselt mõistuslikus maailmas ja see südame hääl on ikkagi väga, ikka kindlasti mitte kõikidel, aga siiski me elame mõistuslikus maailmas ja meie südame hääl on nagu tagaplaanil. Mõistus on ikka nagu kuningas ja süda on seal kusagil, aga see on päris valesti. Mõistus on ikka meile üks väga kasulik teener väga paljudes olukordades, aga me oleme lubanud ta kuninga kohale. Kuningas või kõige olulisem, kes inimest ja inimese elu juhib, peab ikkagi olema süda ja mõistus on meie ülivajalik, väga tänuväärne tööriist. Ja miks ma just niimoodi nagu ütlen või arvan, on see ju ikkagi nii, et tõeliselt alati teab tõde, süda teab seda õiget tõde. Kui me midagi kuuleme, millegiga kokku saame, puutume kokku, meist tekib alati nagu mingisugune äratundmine ja see toimub kehas. Tegelikult me tajume kõige esimesena seda alati oma kehas, läbi mingi jõnksatuse, kuidas kellegil. Ja siis asub kohe ka mõistus seda analüüsima, mis on väga paljudes olukordades ju vajalik, aga pahatihti saab mõistusest justkui meie saboteerija. Ta hakkab meid manitsema, kas ikka ja no kuule ja kas see sobib ja ise vist ikka pole õige või küsi teistelt ja no mida sa nüüd ikka nii tead. Millegi pärast on see kuidagi niimoodi kujunenud, et me peame nagu endas olema hästi ebakindlad ja huvitav jah, et see kuidagi on niimoodi, see muidugi on ta vajalik ühiskonnale ja süsteemile. Muidugi liiga palju mõtlevaid inimesi, liiga palju ise teadvaid inimesi on kindlasti väga keeruline ühel ühiskonnal nagu toime tulla ja reeglid aitavad seda korrastada, aga inimene on nii eriline, nii unikaalne ja temast on kuidagi tehtud nagu masinavärgi mutrikene ja siit kuskilt nagu ütleb minu südame hääl või mina tunnen oma kehas ära, et see ei saa olla õige, nii ei ole, nii ei tohiks olla õige. Ma lugesin täna Facebookist kirjutas üks naine, kellega ka oleme niimoodi veebiavarustest tutvunud, nii toredasti ühe näitleja tegelikult nagu sellist väikest meenutust, ma ei hakka nime nimetama kõikidele, see ei ole võib-olla vajalik, aga see naine kirjutas nii, et kui ta oli juba väikene tüdruk, ta justkui teadis, et tal on tiivad. Kui tegelikult on teistmoodi ja tahaks nagu lennata ja kuidagi sõbrad natukene kaugenesid selle pärast, aga ta teadis täpselt, et tal on tiivad ja eeskujuks olid tal ema ja isa ja õnneks ta sai nendega rääkida ja nemad tegid talle selgeks, et jaa, aga peida nad pigem ära. Et see maailm, kus me nagu elame, et siin on parem mitte niimoodi lennata. Ja ma arvan, et väga paljud meist on ikkagi oma tiibu ära peitnud. Kui ma nüüd
jälle ise mõtlen ja lähen nagu oma lapsepõlve, siis mina olin ka selline laps, kes kuidagi, kas jäi silma või ma mäletan, et nagu minu kohta ka kuidagi öeldi, et oi, et see on nii omamoodi või teistmoodi tüdruk selline ja nagu positiivselt küll oli, et selline särav ja keegi tädike arvas, et oi, temast peaks küll kohe näitlejaks hakkama ja mis see siis nagu tundus eriline seal kuskil maakolkas kellelegi. Ja kuidagi kooli minnes ka, et ma ei ole, no väiksena ma olin ikkagi pigem sellisem tagasihoidlikum, ikka teokas ja söökas tüdruk küll ka omas sellises keskkonnas. Aga mind kuidagi nagu märgati ja aeg läks edasi ja ikka keegi kuidagi ütles, et ma olen nagu väga enda moodi või selline nagu isikupärane. Ja siis tekkis see aeg, kus oli selline õudne, kui nii öeldi. Ma tahtsin olla tavaline kõikide teiste moodi. Ja see on tegelikult loomulik, see on meil mingisugune ürgaju, mis ütleb, et sa pead sobituma, sa pead sobima sinna hõimu, muidu sind visatakse välja ja siis sa saad ju surma, kui sa nagu selles keskkonnas ei ole, kui sind keegi ei toeta, kui sa jääd üksi, kui sa oled nii teistsugune ja eriline. Nii et mingi aeg ma tegin ükskõik mida, et ma kogu aeg nagu ikkagi seadistasin ennast nii, et ma olen tavaline, ma olen nagu kõikide moodi. Ja mida aeg edasi, seda enam ja ma mäletan, kunagi ütles ka üks minu õpetaja, et sina küll erined Allist massist. No ühtepidi see võib-olla nagu oli natuke hea, aga ei, ma ikka hoolitsesin selle eest, et ma olen igal juhul selle massi osa, et niimoodi oli nagu igati kergem elada. Ja nii oli, ega mul oli kerge või noh, selles mõttes ei olnud. Päevik oli see koht, nagu ka paljudel, kus ma olin siis päris mina, oma luuletusi hakkasin üsna varaselt kirjutama ja seal ma sain siis olla nii täpselt selline, nagu ma olin ja teistega ma olin koos, lõbus oli, kõik oli vahva, ma ei olnud selline erak ega eemalehoidja, aga oma hinges see, kes me siis oma tuumolemuses oleme, olin ma selline, nagu ma olin ja ma ei osanud seda küll nagu kuhugi paigutada seal. Et noh, ja nii on paljudel, sellepärast et tänaseks loomulikult ma võtan selle kahel käel vastu, ükskord ongi aeg vastu võtta, kahtlemata ma olen väga eriline, täiesti ainulaadne, sest mitte kedagi teist minusugust ju ei ole. Ja nii nagu mina maailma näen, mõtlen ja tunnen, nii tunnen ja mõtlen ju ainult mina. Ja täpselt ka teie, kõik teised inimesed, et me ei tohi ennast sedasi tagandada ja lükata ära nagu kartuses olla kuidagi enda moodi. Selline jutt tuli. Tegelikult on mul siin, olid mingid punktid kõik pandud ka, mis ma räägin, aga sellest ei tule mitte midagi välja. Kuskilt hakkab see jutt argnema ja niimoodi ta läheb. Nii. Aga kuidas nagu kõige olulisem usk, mis inimesel saab olla, on eneseusk. See on kõikide uskumuste ja usundite ülene, see on päris kindel. Ja kui me seda eneseusku ei ole, siis me hakkamegi otsima seda tuge ja tõde nagu väljapoolt. Ja see on hästi jällegi nagu väga kasulik kuidagi ühiskonnale või süsteemile, et inimestel oleks võimalikult vähe eneseusku. Ja kuidas see eneseusk, ega see eneseusk ennem ikkagi ei tekigi, kui see algab ikka sellest teekonnast, kui te asute teele tuttavaks saama endaga. Päris algselt lapsena olema me väga-väga ehedad ja siis me hakkame pudisema tükkideks. Eriti julm on teismelise iga. Aga see inimene, kes on esitanud ikkagi selle küsimuse, et kes ma olen, kes ma põhimõtteliselt olen, jättes kõrvale kõik rollid, mida ma siin elus täidan, siis on teekond alanud, kes ma olen ja miks ma siin olen ja mis on elu mõte. Need on trafaretsed, aga need on üliolulised küsimused inimesele. Iga inimene peab püüdma nendele vastata. Ja siis, kui me oleme endaga nagu tuttavaks saanud, siis on teekond alanud, siis me läheme. Ja ma tunnen, et ma kas vist iga päevaga, aga aina enam saan neid laiali pillutatud osakesi nagu kuidagi kokkupoole koondada ja ma loodan küll, et lõpuks võib
võin ma saada täiesti terveks, terviklikuks, selline, nagu ma alguseski olin. Ja sellistel inimestel on väga palju anda, sest siis me oleme täiesti enda moodi, ehedad meie ise ja meil kõigil on midagi öelda, me tulime siia maailma midagi andma, kõik eranditult, iga inimene. Me ei tulnud kedagi nii väga järgima ega õppima, meil on eeskujud ja innustajad ja hetked minul täpselt samamoodi. Ma nii mäletan, see on küll, et ma olen alati otsinud, kes ma olen, miks ma olen, mis väga noorena juba ja ikka neid vastuseid oli vähe leida, aga siit või sealt või minu jaoks on see alati olnud hästi oluline. Ja muidugi veebiavarused on täis igasuguseid õpetusi, ma olen siit ja sealt ja seda vaadanud ja kellegi jaoks on võib-olla see õige, aga on paar õpetajat, nad ei nimeta keegi neist endi õpetajateks, kelle loenguid ma ostsin ja nagu teadlikult läbisin nagu mingisuguse kursuse. No üks inimene oli küll, nii nagu ma teda nägin, ma teadsin, et tema on keegi, keda ma pean kindlasti kuulama. Ma ei kuulnud sealt mitte midagi uut, imekspandavat. Ta küll tutvustas ühte oma meetodit, kuidas inimene tõepoolest saab ka endale lähemale jõuda. See oli valguse ja varju meetod. Ja seda ma tegelikult küll, see aitab nagu neid hirmukohti, nendest hirmudest lahti saada. Meid kammitsevad tohutud hirmud. Üks suurimaid on, mis need teised arvavad. Kujuta ette, missugune, mis nüüd ütleb. See on niivõrd väheoluline. Kui me ei tee mitte kellelegi haiget ja me ei vigasta mitte kedagi enda olemisega nii, nagu me oleme, siis on kõik ülimalt õige. Nii et eks meil kõigil on keegi, kes meid kuidagi natukene äratab või tekitab meid sellisest taipamised, et minulgi oli see oli täpselt see, et ma sain kõigele kinnitust ja mina mõtlen täpselt. Ma tunnen nii, jah, mina ka mõtlen ja tunnen nii, et selles mõttes oli see hästi tore, et see oli nii julgustav. Ja teised kohad, mis on siis julgustanud või mille kaudu mina nagu saan olla ehe mina, on minu looming, minu luuletused. Need on ehedad, puhtad, nendega ei ole midagi valesti, need on kõik sündinud läbi minu kõige puhtama olemuse ja sellised nad on. Ja tegelikult vist ongi aeg siis ikkagi alati ma loen ka mõned oma luuletused, võib-olla ma edaspidi isegi, kui ma oskan nende videotele, panen sellised ajamärgid, panen sinna luuletuste pealkirjad, võib-olla keegi, kes ei soovigi seda sellises jutuajamises osaleda, saab lugeda lihtsalt näiteks luuletusi, kui ta huvi tunneb. Ja veel, alates sellest videost hakkavad kõik videod südamesõnumil olema ühesuguse nagu kaanepildiga, sest südamesõnumitele sellele kanalile lisandub ka ühed teised videod, mis on samamoodi minu südamesõnumid ja need on seotud minu kutsetööga ja minu kutsetöö on seotud lastega ja seda tööd olen ma teinud oi, kui palju 10 aastaid. Ja seda kogemust ei taha ma ka kuidagi mitte kuhugi jätta. See on minu isiklik kogemus muidugi, mis ei pretendeeri mingisugusele tohutule tõele, mis nüüd kõike teab, aga neid kogemusi ma tahan siiski jagada. Nüüd on küll aeg luuletuste käes, muidu läheb see video ehk liiga pikaks. Luuletused valisin ma seekord, need on väga nagu ühed uuemad, väga uued. Need ongi üsna alles kirjutatud, et ma ei võtnud neid oma luuleraamatust, vaid need on sellised uued. Siiski ma vist vajan ka prille. Ja nagu moodsa aja võimalused siis saab lugeda. Telefonist luuletused on mul üleval minu Facebooki leheküljel külaliste tuba, leiate selle hõlpsasti, kes on huvitatud. Maailm on hääletu ruum. Maailm on hääletu, Maailm on hääletu, hingav ruum, täis lõputuid võimalusi, luua ja olla. Maailm on keeletu, sõnatu vaikus, valge lõuend. Sulle jääb loomine. Mõtted ja sõnad, tunnete tulv. Lõppeva ajastu lõuend saab täis. Iga sõjakolle kui rumala plätserdus.
ülekohtu lärakad sinises taevas ja need vaevad, kes need küll mõtles ja maalis. Kui loputaks pintslid ja alustaks otsast, teadlikult valides hoida ilu ja head. Nüüd on see lihtsam. Nüüd kui tead, sina lood oma osa, teisi muuta pole meil luba. Enesemõistmine, selles on uba. Ja alati ma kirjutan luuletuste lõppu ka. Lihtsalt nii on kujunenud, et ma alati midagi kirjutan, mingi väikese mõtiskluse. Värvikirev metsvint lendas mu aiale, kui kinnitus, kui lubadus loota ja uskuda ilu ja kergust. Täna on jahe aprilli hommik, selline karbe, eestimaine, värske. Hingan seda endasse nii palju, kui mahub. Ja ühe hingetõmbega kirjutan üle väsimuse ja liigse tõsiduse. Püüan naeratada iseendale, linavästrikutele ja metsvintidele õuemurul. See õnnestub. Olen loonud kergust ja armastust just enda jagu. Ja see on piisav. Rohkem pole võimalik. Ma tean, et sina lood oma ilusa osa ja uusmaal saab juurde uued, kaunid värvid. Teine luuletus tuleb kohe ka. On sõnu, mis loojana loovad ja neid, mis vaid kannatust toovad. On nii palju suletuid suid, alla neelatud sõnu hingetuid hingi, üha kordamas ringi. Sina ei tea, sa õpi ja korda, mis räägitud, loetud, halvasti läheb, kui endale toetud. Sina ei tea, sest nii ei saa, et ühtäkki kõik on arvajad. Süsteem kukub kokku ja elu on läbi. Sina arvad, olgu sul häbi. Kõik algas kord sõnast ja sõnast sai sild. Sinugi sõna sellest on kild. Mõtle ja märka, mida ta kannab. Mida su sõna maailma annab. Ja kirjutatud on lihtsalt üks lause. Sõnad peavad puhtad olema. Neid ei tohi määrida. Nii nagu inimesigi. Ja ma loen lõpetuseks ühe sellise, mis on ka väga mina, natukene selline muinasjutuline. Ma ei tea, kuidas öelda. Aga ma isegi kirjutasin, siia ma kirjutasin kuidagi nii, et minus elab keegi, kes teab väga palju väga kaugetest paikadest. Ja see on midagi sellist, millest ma veel päris täpselt isegi aru ei saa. Aga see on mingi minu osa. See on kuidagi nii. Võib-olla ühel päeval tean ma kõike täpselt ja saan kõigest aru. Aga täna tuleb ta minust nagu välja või esile luuletustena. Üks selline. Kusagil kaugel linnude ees on üks sarvikute kodu. Seal kusagil põhja pool. Üks sarviku tähtkujus, salapärases udus on hulk noori tähti küpsemas päikesteks, et luua kord oma universumid. Sealt kusagilt kaugelt sa tuled, alati kui ootan, oled kohal ja võtad mu kaasa. Aetu aja lõpmatutesse voogudesse, kosmose pilkasesse pimedusse, looma uut algust. Ja kirjutatud juurde. Hoiame päikest südames, et meie universumid koost ei laguneks, et sünniks uusi tähti ja udud hajuksid, ikka selleks, et selgemalt näha. Täna on ilus kevadine päev, õhk õhkab sooja, nii +10 ja enam. Krookuse õied on pärani, ahmimas päikest ja meelitamas putukaid. Karulauk kutsub korjama, seda kutset ei saa eirata. Lähe kohe varsti. Ja läksingi. Nüüd on vist karulaugu aeg juba läbi, see on siin 12.04.26. Küllap neid on veel. Sellised vitamiinipommid. Aga tänaseks, tegelikult ma lõpetaksin tänase
ühe teise imelise hinge, ühe luuletaja sõnadega. See on üks 90-aastane härrasmees, kelle luuleraamatu ma täna postipakiga sain. Tema, võib-olla ma ka ei ütlegi nime, äkki ta ei soovi seda, aga ma arvan, et tal ei ole midagi selle vastu, et ma loen tema raamatust ühed read. Iga inimene kannab endas tuult, mis tõuseb seestpoolt. Mõnikord on see soe ja pehme, mõnikord terav ja rahutu. See tuul liigutab mälestusi ja kõigutab südant, toob esile igatsuse ja armastuse, kaotuse ja lootuse. See tuul on hingetuul, mis puudutab kõige lähemat, inimese enda sisemist maailma. Märkame neid õrnu tuulepuhanguid ja kuuleme seda õrna südame häält, mida ta meile öelda tahab. Ja kuna neid teemasid, millest ma nagu veel aina kuidagi ka rääkida tahaks ja luuletusi ja mõtisklusi on ka palju, siis ma arvan, et järgmine video tuleb juba õige pea. Aga selle tänaseks siis kõike imeilusat teile ja näeme jälle.